Ainult puhaste tarvikute ja masinatega saab puhtust luua. Kui tarvik on määrdunud, siis kannab see mustust ühelt pinnalt teisele edasi, ehk toimub määrimine. Haiguste tingimises räägime eeskätt määrdumisest, mida silmaga ei näe. Puhastamine peab olema väga teadlik, see tähendab, et töötada tuleb aseptiliselt. Näiteks tavapärane reegel on koristamine puhtamalt mustema suunas. Kui me tegelikult ei tea, milline pind on kõige mustem, siis ei saa seda reeglit järgida. Ei ole võimalik kindlaks määrata tegutsemisreegleid, mis kehtivad täpselt ühtemoodi igal pool. Võib öelda, et põhitähtsusega on piisav kogus puhtaid lappe, mis on asjakohaselt niisutatud ja mida kasutatakse teadlikult. Puhastuslapp võiks olla volditud nii, et see on käega ühesuurune. Kõrgete hügieeninõuetega kohtades ei tohiks panna kätt juba kasutatud lapi poolele. Võimalus on kasutada hoopis väiksema suurusega lappe, mille puhul kasutatakse pühkimiseks vaid ühte lapi poolt. Ühelt pinnalt teisele minnes tuleks lapil ette keerata puhas pool. Ühelt nii-öelda tsoonilt teisele üle minnes tuleks võtta kasutusele järgmine puhas lapp. Pandemic Clean projektis tehtud katsetest tuli näiteks ette olukordi, kus viimasena pühitud koolilaud oli mustem kui enne koristust. Sellest saab järeldada, et viimase laua pühkimisel oli tarvik juba liiga määrdunud. Koristuskäru puhul on oluline planeerida niinimetatud puhas pool ja must pool, et kärus oleks eraldatud puhtad ja määrdunud tarvikud, vältimaks ristsaastumist. Koristusmasinate, tarvikute ja käru puhtus on kriitilise tähtsusega. Koristustekstiilide piisav arv ja kasutamine on puhtuse saavutamisel määravad.